Järgmise harjutuse jaoks otsime ka sobivat joont. Kas see nüüd eksponentsiaal või astmefunktsioon või logistiline mudel. Et nüüd ka kasutame ka GeoGebrat ja kuna GeoGebral on sisse ehitatud abi, ehk kui sa hakkad siis programmeerima või mingid käsud sisestama, siis GeoGebra aitab sulle, siis soovitan sulle eelnevalt seadete abil vahetada keel ingliskeelseks. Alustame ikka punktide paaridest. Mina võtan praegu suvaline, sina võtad neid, mis on antud tabelist. Tuletan meelde, et sul tuleb lahendada harjutus, mis näitab mingi aine jahtuvus, kui teda võeti ahjust välja. Ja näiteks mingid punktid. Märgistame punktid ära. Here panen klõps, create, list of points. Ja nüüd kasutame neid funktsiooni, mis on antud sulle eelnevalt, fit pooli. Kui sa panid tähelepanu, et mina panin ainult esimene sõna fit ja nüüd siis ta pakub juba. Näiteks võtame praegu fit exponential ja siia nüüd on vaja märgistada seda joont. Kas sa märgistad see list of points ära, mingi lihtsama, kas sa kopeerid seda L ja alumine indeks või sa kopeerid neid punktid. Mina kopeerisin lihtsalt neid punktid ära ja sisestan nüüd neid siia. Nagu sa nägid, joonistatud astme eksponentsfunktsioon 5 ja 4 ja astmest 0,17x. Ja täpselt sama saad proovida ka teised. Näiteks nüüd paneme fit ja nüüd sa võid proovida fit pooli, kuid see on nii huvitav käsk, et sa pead täpselt sama kopeerida nüüd neid punktid. Ja siia siis paned, kui on 2, siis on ruutfunktsioon, kui on 3, siis on kuub ja nii edasi. Nii sa võid proovida kõik need jooned ja nii sa avastad, kumb täpselt kirjeldab neid andmistiku, mida sa oled kätte saanud. Kui sa valisid õige joon, siis sa võid valida juba õige mudel ja õige tegevust. Edu sulle!